Tere! Tänane saade on Maia Smokaderi. Meile tuleb külla fantastiline personaalkokk ja toitumisnõustaja Riinu Rätsep, kellega koos me uurime, kuidas saaks süüa magusat nii, et see meie tervist ei laastaks, vaid hoopis toetaks. Aga kõigepealt muidugi üks hea kohv ja teeme pannukad. Tere Pia, sa oled täna eriti ägedad ja stiilsed asjad endaga kaasa võtnud. Mis kohvi sa meile tegema hakkad? Täna me hakkame valmistama siis filtermeetodil valmistatud musta kohvi ja olen valinud siis siia sisse meie pere kõige uuema liikme Pedro Veloso kohvi, mida on võimalik Stockmannist osta. See on selline hea, lihtne filter valmistamismeetod, mida on hea kohvrisse kaasa panna, sellepärast, et on roostevabast terasest ja katki ta ei lähe. Ja alustame siis sellega, et kõigepealt võtame oma filtrihoidja ilusasti siit lahti, paneme filtrihoidiku siia peale ja lisame siia sisse paberfiltri. Nagu eelmistes kohvinurkades oleme ka rääkinud, siis esimese asjana tuleb see paberfilter niiskeks teha. Ehk siis jälle kasutame 95 kraadist vett, mitte keevat vett. Järgmise sammuna kallan siis selle kuuma vee siia filtri peale, et ma immutan selle kõik ilusasti niiskeks. Selle retsepti jaoks on meil tarvis 21 grammi jahvatatud kohvi ja ikka ka heleda röstiga kohvipuru läheb siia sisse. Ja meil tuleb kokku siis 300 milliliitrit kuuma vett siia lisada juurde. Kõigepealt siis teeme selle kohvi õitsemise ära, ehk siis kusagil 10% tervest massist, ehk siis kusagil 30 grammi me kasutame siis kohvi õitsema panemiseks, toob sellised mõnusad maitsed, aroomid esile. Ja siis teise valamisega, kui me näeme, et see kohvipind enam ei vahuta, siis valame selle 300 milliliitrit ilusasti täis. Ja nii lihtne ongi. Võtab 2-3 minutit aega ja saad kohe kohvi hakata nautima. Täiesti võrratu. Pia, me teame juba tänu sulle, et heleröst sobib hästi piimaga, aga mis siia juurde sa soovitad? Kas kohvikoort, piima, vahukoort? Kuna Pedro tuleb meil Brasiiliast ja Brasiilia kohvid on pigem mahedad ja pähklised, siis endiselt pigem jääks selle klassikalise piima juurde. Kui eelistad seda mõnusat rammusat kikki sinna juurde, siis pane kohvikoort või patustaga vahukoorega. Väga tore. Ja siis ma võtangi nüüd selle filtrihoidja siit pealt ära. Kas see filter on biolagunev? Jaa, tegemist on tavalise paberfiltriga, nii et saame selle kohvipuru ja paberfiltri komposti kohe panna. No nii, mis mõtled? Kas paneks siia midagi valgendajat ka juurde? Ma tahaks alguses proovida, kuidas see mustalt maitseb. Mina panen natukene piima ikka. Väga maitsev ja tõeliselt pähkline. Võrratu. Aitäh! Järgmise korrani. Ja. Hakkame Riinule tegema banaanipannukaid. Selleks lööme lahti kaussi 2 muna. Viskeldame läbi, lisame hapendatud täispiima 3 detsiliitrit. Ja kuna farmi hapendatud täispiim on lihtsalt nii oivaline ja nii paks, siis et kõik kätte saada, kasutame siin spaatli abi. Nüüd paneme siia juurde 3/4 teelusikatäit soola, siis paneme 2 suppilusikatäit roosuhkrut ja 2 teelusikatäit vanilliekstrakti. Kõik pannukate koostisosad leiad sa Stockmanni ja Kemossi poodidest. Nüüd segame kokku teises kausis jahud. Meil on siin imeilus kollane maisijahu ja speltajahu. Kasutan siin valget speltat, mitte täistera. Ja nüüd, kui nad on meil kausis ilusti koos, lisame veel 1 teelusikatäie soodat ja segame selle omavahel läbi. Nüüd pole muud midagi, kui hakkame läbi sõela jahusegu
muna ja hapupiima segule lisama. Nii, aga siis ei ole midagi muud. Hakkame aga pannukaid küpsetama. Ja pannukaid küpsetame muidugi ehtsa koorevõiga, kuidas muidu. Samal ajal lõikame me nüüd banaanist viilud. Nagu näete, kasutan ma rohelist banaani, sest rohelises banaanis on rohkem kiudaineid ja vähem suhkruid. Ja mida rohkem banaan küpseb, seda enam muutub suhkrute ja kiudainete tasakaal ja loomulikult kiudainete kahjuks. Nüüd lõikame umbes sellised sentimeetri paksused banaani rattad ja kui või hakkab pannil juba ilusti vahutama, siis hakkame küpsetama pannukaid. Nüüd paneme 5 banaani rattakest korraga ja alustame banaanide välisringist ja lisame 3 supilusikatäit tainast, nii et me saame toredad banaanipannuka pilvekesed. Ümber keerame pannukat 2 pannilabide abil ja ümber keerame siis, kui pannuka pealispind hakkab juba kuivama ja tulevad sellised ilusad mullid pannuka äärde. See ilus kuldkollane maisijahu, mis siin tainas on. Maisijahus on päris kõrge kiudaine sisaldus ja samuti valgusisaldus. Pannukad on nüüd valmis, nüüd pole muud kui kõrge valgusisaldusega skirr juurde ja natuke vahtrasiirupit peale. Ja muide, kui ilusad taldrikud on meil taas Gemossist, sest tegelikult on meil ikkagi väga tähtis, kuidas see toit serveeritud on, sest me sööme silmadega ka. Tere! Riinu! Nii tore! Näed, tegin sulle pannukaid. Väga armas. Nii tore. Ja väga vahvad, sellised lillekujulised. No mis sa arvad, mis pannukad need on? No nagu näha banaani omad. Banaanitäpsud on sees. Räägi mulle, nii kaua kui ma niristan siin vahtrasiirupit, oled sa ise suur magusasõber? No tänaseks päevaks on minu magus käib koos ainult koos kohviga. Et muul ajal ma magusat ei söö ja see on siis minu aeg siuke kohvipaus ja väike magusamp sinna kõrvale. Palun. Wow, aitäh. Aga maitseme siis pannukaid. Maitseme pannukaid. Tõesti head. Banaan annab oma selle mõnusa magususe ja skirre sellise hapukuse siia juurde, et hästi tasakaalustavad ära selle mängu. Ja, väga ja mõnus. Selle, kui rohkes võis praadida, siis jäävad ääred sellised krõbedad. Väga mõnus, väga hea kooslus. Super. Aitäh. Kuna meil on magus saade. Hästi magus saade on. Nii, siis teeme ikka kooki ka. Absoluutselt. Ja teeme pavlovat. Pavlova tainas ongi 4 munavalget, mis peavad kindlasti olema toasoojad, mitte külmad, sest pavlova ja pesee vahe on selles, et pesee on täiesti külmad. Lisame siia natukese näpuotsaga soola, sest see ajab lihtsalt selle munavalge kiiremini vahtu ja hakkame vahustama ja vahustame nii, et mitte maksimumkiirusel või natuke alla. Kui sa näed juba, et munavalge on muutunud valgeks, ta ei ole enam see kollane, siis hakkame lisama suhkrut ja suhkru lisame 4 jaos ja järgmist suhkrut ei lisa enne, kui eelmine on sulanud. Ja siia läheb juurde ka 1 teelusika täis vanillisuhkrut. Nüüd pole muud, kui masin vahustab. Paneme ahju ka tööle. 160 kraadi ja pöördõhk on see. Nüüd paneme pavlovale juurde valgeveini jäädika, sest suhkur on sulanud ja see on päris peaaegu viimane etapp. Natuke keerame kiirust madalamaks. 1 teelusika täis jäädikat läheb siia. Ja läheb 2 teelusikatäit tärklist ja ei ole vahet, kas see on kartuli või maisitärklist praegusel juhul. Saame korraks uuesti läbi ja tainas on meil valmis. Ja nii lihtne ongi ju. Nii lihtne ongi. Et nüüd ei ole muud, kui see kõik siit kätte saada ja vormime selle ilusti põhjaks. Riinu, Nii, Rita. räägi palun, mis see suhkur meie kehas ikkagi teeb? Mis ta teeb meie kehas on siis see, et ta kõigutab veresuhkrut
ta eriti nendes kiiresti imenduvates, puhastes, rafineeritud toodetes, kus ta sees on. Just see suhkru kõikumine tekitab meid nagu kiireid piike üles, eks ole, ta tõuseb kiiresti üles, keha toodab insuliini juurde, siis ta läheb alla. See mõjutab neid nii palju nagu funktsioone meil kehas, kõik, et muudab meid emotsionaalsemaks, ärevamaks, kui sees oleme selle suhkru laksu saanud nii-öelda, siis meil on hästi nagu mõnus ja hea ja tore tunne ja kui see alla kukub jälle see veresuhkur, siis me oleme sellised virisevad, vinguvad ja kõik kogu aeg on midagi häda, eks. Et selles suhtes on ikkagi mõistlik hoida seda suhkrutaset allpool ja jälgida, kust me saame nagu lisatud suhkruid juurde. Nii, ja nüüd me paneme Pavlova ahju ja kuna sa mäletad, et ahi oli 160 kraadi, nüüd me paneme selle ahju 130, 140, see lihtsalt sa tunnetad ise ära, mis on sinu ahju kuumus. Ägedam ahi tahab 130 ja ta jääb 50 minutiks ahjust lahti. Ei tee, siis me keerame kuumuse kinni ja Pavlo jääb ahju maha jahtuma. No nii, nüüd on nii, et teeme sellise mõnusa toorjuustu laimikreemi Pavlovale peale. Kui sina nüüd riiviksid selle koore kõigepealt ja siis pressiksid mõlema laimimahla ka. Ja mina samal ajal vahustan ainult kergelt toorjuustu läbi suhkruga ja siis lisame juba vahukoore. Lihtsalt nii palju, et toorjuust ja suhkur saaksid üheks. Laseme ainult miinimumi peal, lisame vahukoore kohe. Kreem on valmis ja Riinu just lõpetab mahla pressimist. Nüüd pole muud, kui segame kreemi lõplikult valmis. Kuule, ütle Riinu, kui palju inimene üldse päevas suhkrut võib tarbida soovituslikult? Eestis on see soovituslik määr, on lisatud suhkruid 50 grammi ja 50 grammi on siin meil siia topsiku sisse valmis pandud. Kogu päevane kogus. Ja see on siis lisatud suhkrute näol. Kui sa oled armas ja valad siia selle mahla ja siis selle ka siia juurde ja nüüd pole muud, kui õrnalt spaatliga segame selle läbi. Tõstamegi ta ilusti siia keskele. Hops! Väga ilus nüüd välja. Jälle nagu lilleõis, seda toodad neid lilli siin korralikult. Ja nüüd ei ole midagi muud, kui paneme kreemi kuhjen siia keskele. Mina teen nüüd samal ajal siia sisse sellised sügavamad vaod, millele saame nõristada selle hästi toreda Gemossis müüdava naturaalse toote, kus on ainult 10% roosuhkrut ja ülejäänud on päriselt passioni ehk granadilli, nagu eesti keeles on õige öelda püree. 3 supilusikatäit umbes seda läheb siia, ta annab lihtsalt väga kauni kuldkollase värvi ja loomulikult hapuka aromaatse maitse ja lõhna. Ja nüüd meil ei ole midagi muud, Riinu, kui me hakkame seda kaunistama, paneme peale vaarikad ja natuke mündilehti ja võime juba nautima hakata. Paneme punased mammud peale, veel anname värvi juurde, eks? Täitsa vabas vormis on hea, kui nad kukuvad. Nüüd pole muud, kui lõikame agasid väikesed viilud endale. Mõnusalt krõbiseb, kui sa lõikad seda. Aga maitseme siis, kuidas see meil välja kukkus? Fantastiline. Jälle see magus maitse, passioni natuke hapukus, laimilõhn. Lõhnameeled ka töötavad see laimilõhn. Ja siis see tekstuur, pilve pehme ja siis see äär krõbe. Ma arvan, et ma katsetan veel ka sedasi erinevate viisidega, kuidas siis saab asendada valget suhkrut siin sees. Sest neid variante on hästi palju, mitte küll suhkruasendajatega, aga neid suhkruvorme on ju tohutult palju, eks. Meie tänane teine magus on kiired mandliküpsised. Kui sina nüüd riiviksid ühe sidrunikoore meile, siis siin on mul mandlijahu ja lisan juurde siia suhkru, 250 grammi mandlijahu ja 170 grammi suhkrut. Segan selle läbi
nii kui Riinu saab riivitud oma sidruni, siis ma panen selle ka siia juurde, siis me lisame siia munavalge ja midagi muud ei olegi. Sutkume läbi ja meil on tainas valmis. Ahju panen ma 180 kraadi ja mitte pöördõhk nüüd, sest pöördõhk on alati tegelikult kuumem, vaid lihtsalt ülevalt ja alt. Ütle, Riinu, kuidas me ikkagi seda suhkrut siis nautida saame ja magustoite ja küpsiseid, kui see suhkur meil kehas paha teeb, et kas on mingisuguseid nippe? Jaa, muidugi nippe. Ikka on mitmeid erinevaid. Üks nipp on ka see, et kui me vähendame suhkrukogust järk-järgult oma toitudes, siis meil keele peal on sellised maitseandurid, siis maitsenäsid, mis vahetuvad iga 3 nädala tagant. Mis tähendab seda, et kui me oleme 3 nädalat suhkruid vähemalt hoidnud, siis me enam ei tahagi neid palju. Aga suhkrutel on ka see pool, et ka tegelikult veresuhkrut tõstavad ka mitte ainult siis need rafineeritud suhkrud, vaid ka puuviljasuhkrud. Puuviljasuhkrud ei ole pahad ja puuviljad ei ole pahad, et ärme sellepärast kohe neid ühte patta pane. Aga ikkagi on hea panna sinna süüa seemneid, pähkleid, ehk siis valguallikaid või ka siis piimatooteid, just siis kohupiim, jogurt, nendega kombineerida. Valgud ja ka siis kiudainet, puuviljades on ju ka kiudainet. Kui me puuviljast võtame mahla välja, siis see tõstab kiiremini meie suhkrut, sest me võtame ka ju kiudaine välja. Bravo, Riinu. See on väga oluline. Samal ajal panen siia natuke mandliessentsi. Aga siin on nii hea mandlilõhn on praegu sellest essentsist terve tuba on täis. Ja ma rullin ta pikaks vorstiks laua peal. Ja siis me lõigame 24 küpsist ja nobedate näppudega veeretame need pallideks. Mis ma teen? Nüüd me peaks püherdama nad veel valgesse tukksuhkrus. Ja muide, silikumardi matt, mille peal me küpsetame, on suurepärane leiutis. Selle saab Kemossist taas, sest me hoiame ju loodust. Me ei kasuta küpsetuspaberit, vaid see on lõputult korduv kasutatav. Nii, mul on ka viimane pall. Bravo, Riinu! Hästi tehtud, ilusad ümardused. Väga hästi tehtud. Nüüd on meil viimane etapp. 2 sõrmega vajutame nii lapikuks, et sa näed, tekivad mõrad ja siis paneme 3-4 tervet siia keskele ja need rohelised, pisikesed tüübid on tegelikult pistaatsiapähklid. 10 minutiks ahju ja selle küpsise puhul on tähtis, et see ei tohi pruunistuda, ta peaks jääma valge, pealt krõbe ja seest pehme ja süüa alles siis, kui nad on täielikult maha jahtunud. Kas asume maitsma? Jaa, maitseme nii ilusad. Hea mandli maitse ja seda essentsi on ka nagu tundus tõesti hea mandlina. Ja magusad on ka mõnuga. No magusad on mõnuga, ütleme, et see just ongi see, et sealt võib veel 10 grammi tõmmata maha. Natuke see küpsise konsistents kannatab selle all, aga just tee või kohvi kõrvale ja üks on suurepärane ja kustutab selle magusa isu kohe ära. Ja mandel täidab kõhtu mõnuga just selle rasvavalgu sisalduse ja kiudainete poolest. Aga just see nätske seest ja väljast krõbe, et see on, kui sa teed pattu juba, siis naudi seda täiega. Me teeme maailma kõige tervislikumad küpsised ja see on häbematult kiire. Lihtsalt pann tulele ja viskame, ei pea midagi hakkima, ei pea midagi tegema. Seesamiseemneid 2 detsiliitrit, 1,5 detsiliitrit kõrvitsaseemneid, 1 detsiliiter päevalilleseemneid ja 0,75 detsiliitrit linaseemneid. Segame pidevalt, kuni nad lähevad röstima. Natuke see eriti seesamiseeme hakkab muutma värvi, sest siis tuleb see mõnus krõbe maitse ja sa näed ka seda sellest, et need seemned hakkavad hüppama. Näed, juba hüppavadki, on ju ise hüppavad siia paberile. Siis lisame 3 suppilusikatäit mett juurde, keerutame veel minutikese ja ongi meil valmis. Jälle imelihtne. On tohutult ja ma isegi ütlen, et mitte ainult tervislik, sest vahest see tervislik on nagu nii ära leierdatud sõna, vaid see on juba täiesti teadlikult kokku pandud hea magustoit. Ja mina
hoian neid kogu aeg endal kaasas mingi väikese karbiga, nii kui tuleb snäki isu, see on tohutult hea tööle kaasa võtele, lastele kooli kaasa panna. See on sportlastele ka väga hea, kuna mina tegelen hästi palju sportlastega, eks ole, et just spordilahvale väga hea siuke enne trenni amps, mida võtta ja ka peale trenni siis taastumiseks, kes tulevad pikalt treeningult või ka siis trenni kaasa võtta üldse. Nüüd on õige aeg keerata korraks kuumus täiesti kinni, kuni me lisame mee. Kuna mesi on nüüd kuum, siis kõik tuleks üsna ruttu ja mitte käega puutudes ajada laiali, sest nii kui hakkab mesi jahtuma, muutub see kõik tahkeks, et pikalt venitada, siis ta jääbki meil selline hunnik, seda enam laiali ei saa. Ja pooljahtununa lõikame noaga, mis iganes kujundid sulle meeldivad, 4-nurgad, 3-nurgad. Nii, ruudud on valmis, et siis laseme neil natuke veel jahtuda. Eks, et need siis muutuvad siis, kui nad on täiesti jahtunud juba, siis saame nad paberilt eematada ja siis nad hoiavad kuju. Küpsised on jahtunud. Kas lööme hambad sisse? Muidugi proovime ära. Hästi armareeruvad selle taldriku peal ka. Eks ole ju. See on vist kõige rohkem sinu moodi maius selles saates. Jaa, võib olla küll. Täiesti, et seal on seda magusast ja kohvi kõrvale imeline amps, et seda ei ole üldse jällegi palju. Ta on mõnusalt magus, mitte liiga magus. Ja tõesti annab energiat ja tasakaalustab seda kõike, sest keha tunneb kohe ära, kui suhkrulaks liiga suur on. Kirsiks tordil teeme me nüüd valmis veel ühe rohelise õunamokteili. Granny Smith õun, lõikame sellest natukese maha. Nüüd sa võid võtta ja teha meile mõlemile sellised kaunistused. Ma täidan nii kaua meie veepudeli mulliga. Enne ei tohi lahti teha, kui sisin lõpeb. Muidu lendab see pool välja. Selle imevidina leiad Kemossist. Oi, kui ilus. Oi, ma teen siin megadisaini. See on täiesti super. Kunstisaalis peab ka olema, nagu me sööme ju silmadega. Nagu sa ütlesid, et sööme silmadega, siis peab kõik kaunis olema. Nii, 20 centiliitrit elik 4 teelusikatäit läheb seda, mis on täiesti suhkrugaava, aga muidu naturaalne toode. Ja siis on meil leedriibuõie siirup, naturaalne, mida läheb täpselt samamoodi 4 teelusikatäit. Imeline. Fantastiline. Ma olen ise ka nii rahul. Eks ole. Vägev. Tervist. Tervist. Lõhnab hästi ja hea karastav. On ja ei ole liiga magus. Ei. Oi, Riinu, me saime nii palju tarka ja kasulikku sinu käest teada. Tohutult suured tänud sulle. Ja mul on sulle väikesed kingitused ka. Kui armas. Kohvi ja Stockmanni ja Kemossi kinkekaardid. Vau, head kohvi on alati vaja, hea magusa kõrvale ja võiks teised kuluvad ka ära. Aitäh! Tänase põhjal võib küll öelda, et head magustoitu nagu elugi võib nautida täiesti süümepiinadeta. Pead lihtsalt teadma, millal ja kui palju. Tänase saate retseptide tegemisõpetuse leiad Rita Köök Facebooki lehelt ja kogu selleks vajamineva tooraine ostad Stockmanni või Kemossi poest. Järgmisel nädalal teeme ülihägedaid hommikusööke. Kohtumiseni!